Soovin sellesse vestlusesse kaasata ka teise hääle. Meiega on liitunud ka David Schenker, endine USA välisministri abi Lähis-Ida asjade alal ning Araabia poliitika programmi direktor Washington Institute for Near East Affairsis. David, tore, et oled täna meiega I24 News Englishis. Sa oled väitnud, et see on parim võimalus aastakümnete jooksul tegutseda Hezbollah vastu, sest nii see rühmitus kui ka Iraan on nõrgad. Aga mida tegelik tegevus Beiruti poolt endast kujutaks ja kui kiiresti peaksime seda nägema? Tere õhtust teile ja teie vaatajatele. Kuulake, ma arvan, et Liibanonis on mure, et sõjaline vastasseis Hezbollahga viib selleni, et Hezbollah pöördub tagasi oma vägivallapoliitika juurde Liibanoni valitsuse vastu aastatel 2005 kuni 2018. Hezbollah tappis umbes 25 poliitikut, ajakirjanikku, kodanikuühiskonna aktivisti ja kriitikut. Ja seetõttu arvan, et sellepärast on mure, kuid lõpuks peab Liibanoni relvajõudude poolt toimuma mingisugune tegevus, et piirata ja kontrollida territooriumi ning lõpuks hankida, võtta, konfiskeerida Hezbollah relvad. Ja nad on olnud selle tegemisel põrksad. Ma arvan, et nad üritavad nüüd mingisuguse plaani välja mõelda. See on küsimus järjekorrast, mida Liibanon peab tegema, et võib-olla saada Iisraelilt vastusamm, mis näitaks head tahet. Aga me oleme selles protsessis alles väga algstaadiumis. Käimas on ka arutelu surve ja kannatlikkuse üle. Mõned ütlevad, et liiga suur Iisraeli sõjaline surve tegelikult nõrgestab Liibanoni riiki. Teised ütlevad, et ilma survestamiseta ei loobu Hezbollah kunagi millestki. Kuidas sina sellesse suhtud? Mida peaks Valge Maja praegu nii Beirutilt kui ka Jeruusalemmalt nõudma? Jah, mõlemad väited on õiged. Peab olema koordineeritud Iisraeli surve. Me teame seda. Viimase relvarahu ja võitluse taasalustamise vahel teatas Reuters, et Hezbollah kulutas umbes $50 miljonit kuus ümbergrupeerimiseks ja relvastuse täiendamiseks. Ja seda ei tohi juhtuda. Liibanoni valitsus peab olema valmis astuma samme nii oma piiridel kui ka riigi sees, et seda ära hoida. Ja samas on ka tõsi, et see on enneolematu võib-olla alates 92. või 3. aastast tõesti. See on esimene kord, kui Liibanoni valitsus peab otseseid läbirääkimisi Iisraeli valitsusega. Ja see on Liibanonis populaarne ning laialdaselt toetatud. Ja samal ajal arvan ma, et valitsus peab näitama selle protsessi mõningaid eeliseid peale mõne relvarahu. Meil on tohutud probleemid. 1,5 miljonit pagulast ja riigisiseselt ümberasustatud inimest, kellest paljud elavad Beirutis. Ma arvan, et nad tahavad kas rahu või edasiminekut. Ja osa sellest on võimalik saavutada poliitiliselt, kuid lõpuks peavad nad raske töö sõjaliselt ära tegema. Kas Liibanoni relvajõud suudavad seda sõjaliselt teha? Kas nemad saavad olla vahend Hezbollahlt relvade äravõtmiseks? Või mida peab Washington kõigepealt tegema, et võib-olla armee korrastada ja isegi selle koosseis läbi valgustada, et kindlad isikud ei oleks Hezbollah poolt mõjutatud? Liibanoni relvajõududes on 80 000 relvastatud meest ja naist. See on suur jõud võrreldes sellega, millele nad Hezbollahga koha peal vastu peavad astuma. Teisest küljest šiiad moodustavad 35–38% elanikkonnast. Sõjaväes on palju šiite. Ja nagu sa välja tõid, on sõjavägi viimased 20 aastat Hezbollahga koostööd teinud, konflikte vältinud ja tegevust koordineerinud. Ja seal on probleem infiltreerumisega. Ja seega peab Ameerika Ühendriigid samal ajal aitama. Kas siis määrates või aidates Liibanoni valitsust, Liibanoni relvajõude eemaldada inimesi tundlikelt ametikohtadelt ning samuti hakata suunama valitsust Liibanoni relvajõude tegema tööd koha peal. Liibanoni relvajõud on seni olnud suuresti iseseisev organisatsioon. Nad ei järgi Liibanoni valitsuse korraldusi, kui 2008. aastal jätsid nad selle tegemata. Viimasel ajal ei soovinud nad teha mingit relvitustamist Litani jõest põhja poole. Nii et tead, see on kombinatsioon jõudude korrastamisest, kütuse rahastamisest, liikuvuse tagamisest ja nii edasi. Aga siin Ameerika Ühendriikides on kongress minu arvates tõesti skeptiline, kas Liibanoni relvajõud üldse kunagi selle töö ära teevad.
ja seega peame nägema, et nad hakkavad midagi tegema enne, kui Washingtonist tuleb olulisemat rahalist toetust. Hästi, David Schenker, väga tore oli, et sa täna i24 News Englishis meiega olid. Aitäh, et jagasid meiega kõiki neid teadmisi täna õhtul.